Ka sellel aastal taas siis Maamessi raames Show Arenal raievõistlejad ja kevadkarikas 2026. aastal kahel päeval. Esimesel päeval siis langetame. Kokku on kohal 38 võistlejat, külalised Lätist, Soomest ja Leedust ka. Ja ülejäänud siis kõik Eesti parimad on kohal. Ja klasse on 3, U24, naised ja mehed. Vaatame, kuidas läheb. Kolmas mees eelmisel aastal Raino Kivi ja vaatame, kuhu see mast on nüüd kukkumas. Ja paneb mees 10. Vägev. Ma saan oskusi, ma saan praktilisi teadmisi, mida ära kasutada nii raiespordis siin kui ka metsas. Et mul on olnud võimalus teha metsas sama tööd, mis see raiesport siis siin endast kujutab. Ja ühesõnaga minu jaoks on see väga huvitav. Nooremana sai natuke rohkem igasugu hobisi harrastada, natuke sporti ja laulmist ja sellist asja, aga see on nagu jäänud nüüd minu sellise hea liseraseks nagu ainsaks hobiks. Kristel ja see on minu esimene raiespordi hooaeg. Kuna ma olen nii algaja, siis tegelikult mul ei ole veel kõik alad nagu täiesti lihasmälus, kui ma nagu nüüd praegu iseennast kritiseerin, siis minule kõige rohkem muidugi meeldib langetus, sest see tulemus on kohe näha, et igasugune pisikene viga, mis ma seal siis kändulõigates teen, see kohe tuleb siis välja, kui mast on langenud. Ja nii, Kristel Roosipuu esimest korda on sellisel võistlusel ja läheb väikese tiku peale. Hea publik, teeme Kristelile aplausi. Aga mulle samuti meeldib montaaž, sest sa pead seal kiirus, täpsus ja kõik tegelikult teised alad täpselt samamoodi huvitavad. Olen 23-aastane ja raiespordiga alustasin eelmisel aastal, tegin kaasa 2 võistlust ja nüüd see on siis 3. Olla raiesportlane on osa sellest raiesportlaste perekonnast, et see on nagu selline ühtehoidev seltskond ja kõik võetakse kohe omaks, nagu sain ka enda nähal tunda seda, et raiespordiga eile siin arutasime meestega, tundub, et on vist 30. aasta. Üks vanemaid, kogenumaid osalejaid raievõistlustel ja vaatame tikku. Hoppa, suurepärane. Mina ütleks niimoodi, et mul ei olegi siin nagu lemmikala, et minu jaoks on oluline, et kõik alad nagu stabiilselt ära teha, siis peaks tulema ka nagu üldtulemus nagu hea. Spordialaga hoiab sidet see adrenaliin, mis tekib selle võistlustules ja selline sooritusvõime ja kõik, mis sinna kuulub. Minu lemmikala on arvatavasti langetamine, kuna seal on sul rahulikult aega mõelda, mida sa teed ja seal ikkagi mängib rolli see, mida sa oled oma praktilises elus kasutanud.
ütlen, ma tahaks lihtsalt teha need esimesed võistlused, mis siis on praegu siin maamessil, ma tahaks teha lihtsalt, et ma olen ise rahul, et eilse langetusega ma olen rahul sellega, et ta jäi mul sinna nende piiride vahele, et hea küll see känd oli natukene paigast ära, aga noh, oli seal asju, mida ma ei saanud parandada, sest ma ei osanud kuidagi neid parandada veel. Ja eesmärgiks on lihtsalt mitte vigu teha, sest need vead on väga kerged tulema siin. Et ma üritan jah anda endast parima ja teha siuke viisakas esitlus. Eesmärkide seadmise aeg on juba ammu möödas minusugusel, aga selleks hooajaks, et eks meil tähtis võistlus on ikkagi see aasta Järvseljal ja Eesti meistritiitel. No, eesmärk on järjest paremaks saada, et see aasta on siis esimene täishooaeg kavas plaanis, et kui saaks siin ühe võistluse 1600 punktiga teha, siis oleks juba hästi. Ja parimad selgusid, külalised Leedust olid väga tublid ja ka lätlased jõudsid esikolmikusse, nii et meeste võit jäi Eestisse, juunioride võit läks Lätti ja ka naiste võit jäi Eestisse, kolmas koht läks seal Lätti. Nii et korralikud võistluspäevad olid, kutsevõistlustega tegu ja kõik, kes rajal käisid, said oma võimed proovile panna.